Tere tulemast! Täna võtame luubi alla midagi, mis meil kõigil justkui olemas on. Terve mõistus. Teate küll, see on nagu meie sisemine kompass, mis meid õigel teel hoiab. Aga mis siis, kui see kompass tegelikult, ei töötagi nii hästi? Ja see mõte pole sugugi uus. Juba 17. sajandil ütles filosoof René Descartes, et terve mõistus on maailmas kõige paremini jaotatud asi. See võtab selle tunde päris hästi kokku, eks? Meile ju meeldib see idee, et meil kõigil on see lolli kindel, kaasasünninud tööriist olemas. Aga mis siis, kui see kõik on vale? Just see küsimus teebki asja huvitavaks. Nüüd hakkamegi seda pealt näha lihtsalt ideed lahti harutama ja vaatama, mis seal taga tegelikult on. Sest uskuge või mitte, see, mis tundub meile nii ilmselge, on tegelikult olnud sajandeid kestnud filosoofilise kõevova eskpunktis. Maailma suurimad pead on selle üle vaielnud ja nad pole isegi suutnud kokku leppida, mis asi see terve mõistus üldse on. Vaatame korraks, kui erinevalt on asjale lähenetud. Alustame Vana-Kreekast. Aristotelese jaoks oli see lihtsalt meeleorganite töö ühendaja. Hüppame 17. sajandisse. Descartes arvas, et see on meile kõigile antud mõistus, mida me lihtsalt halvasti kasutame. Siis 18. sajandil tuli Thomas Reid, ütles, et need on lausa Jumala antud põhimõtted, mis kaitsevad meid filosoofiliste veidrusteist. Ja siis alles 20. sajandil väitis antropoloog Clifford Geertz, et unustage universaalsus, see on täielikult kultuurist sõltuv süsteem. Nii et siin me näemegi seda mustvalgel. 4 suurt mõtlejat, 4 täiesti erinevat tervet mõistust. Aristotelese jaoks oli see midagi peaaegu loomalikku, eelratsionaalset. Descartesi jaoks meil kõigil on see, aga me oleme kehvad selle kasutajad. Reidi jaoks oli see lausa kilp absurdsete kahtluste vastu. Ja Geertzi jaoks see, mis on ühes kultuuris terve mõistus, võib teises olla täielik nonsens. Okei, aitab ajaloost. Tuleme tänapäeva. Sest siin meie kaasajal on sellest pealt näha süütust ideest saanud tõeline lahinguväli. Ja eriti teravalt tuleb see esile just poliitikas. Näiteks siin on tsitaat Donald Trumpilt. Meie oleme terve mõistuse partei. See on klassikaline võte, eks. Poliitikud üle maailma armastavad öelda, et just nemad ja nende toetajad esindavad tavalise inimese tervet mõistust. See on ju geniaalselt lihtne viis maalida oma vaated ainuõigeks ja kõik teised, ebaratsionaalteks. Ja ärge arvake, et see on ainult Ameerika teema. Kaugelt mitte. Siin on näide Prantsusmaalt, Marine Le Pen, kes ütleb sisuliselt sama asja. See näitab, et terve mõistus on muutunud globaalseks poliitiliseks relvaks. Aga mis selles siis halba on? Kriitikute sõnul on siin mitu ohtu. Esiteks, see maskeerib ühe poole ideoloogia justkui universaalseks tõeks. Teiseks, see lihtsalt lämmatab igasuguse nüansilikama arutelu. Ja kolmandaks, see teeb vastaspoole vaated ja isegi ekspertide arvamused eos naeruväärseks. Tulemuseks veelgi suurem polariseerumine. Aga see pole ainult poliitika, kus meie terve mõistus proovile pannakse. Teadus, eriti psühholoogia, on näidanud, et paljud meie kõige kindlamad uskumused on tegelikult täiesti valed. Võtame selle klassikalise ütluse, vastandid tõmbuvad. Kõlab loogiliselt, eks, aga teaduslikud uuringud näitavad hoopis vastupidist. Pikaajaliste suhte puhul on sarnasus palju tugevam ennustaja. Ja see idee universaalsusest mureneb veelgi, kui vaatame eri kultuure. Üks Pennsylvania ülikooli uuring näitas midagi päris jahmatavat. Ameeriklaste jaoks tähendab terve mõistus peamiselt iseseisvust ja enda eest seismist. Ghanas aga on see hoopis kogukondlike kohustuste täitmine. Need on ju täiesti erinevad maailmad, nii et millestki universaalsest on siin raske rääkida. Ja see kõik viib meid tänapäeva tehnoloogia kõige suurema pähklini. See on justkui viimane test, kas me suudame õpetada terve mõistuse tehisintellektile. See on üks AI maailma suurimaid ja keerulisemaid väljakutseid. Mida see AI kontekstis üldse tähendab? Lühidalt öeldes on see masinavõime intuitiivselt mõista maailma kirjutamata reegleid. See hõlmab kõike alates füüsilistest objektidest, näiteks et klaas kukub maha ja puruneb, kuni sotsiaalsete nüansside ja põhjus-tagajärg seostena. Ja et aru saada, kui raske see on, vaatame ühte väga lihtsat testi. Oletame, et ütleme AI-le, ühe särgi paikese käes kuivatamiseks kulub 1 tund, siis küsime, kui kaua kulub 30 särgi kuivatamiseks ja võimas keelemudel võib täiesti enesekindlalt vastata 30 tundi. Miks? Sest tal puudub see kõige elementaarsem terve mõistuse arusaam samaaegsusest. Ta ei taju, et särgid kuivavad korraga. Ja selle probleemi lahendamiseks on teadlastel laual, 3 peamist suunda.
Esimene on statistiline lähenemine, mida kasutavad suured keelemudelid. Nad üritavad mustreid leida tohutust andmehulgast, aga neil puudub reaalne füüsiline kogemus. Teine on hübriidmudelid, mis proovivad ühendada loogikareegleid masinõppega. See on aga tehniliselt ülimalt keeruline. Ja kolmas on nii-öelda kehastumine, kus AI õpib maailmaga suhtles nagu inimenegi. See on aga meeletult aeganõudav ja kallis. Nii et jah, lihtsat lahendust siin pole. Olgu, me oleme nüüd rännanud läbi filosoofia, poliitika ja tehisintellekti. On aeg kõik kokku võtta. On aeg anda sellele iidsele ideele uus, natukene mõistlikum raam. Niisiis, mis see terve mõistus siis tegelikult on? Mõelgem sellest nii. See ei ole lõplik vastus, vaid hoopis mõtlemise alguspunkt. See ei ole universaalne tõde, vaid meie enda kultuuri ja kogemuste peegeldus. See on küll praktiline abimees, aga see on ka täis eelarvamusi. Ja mis kõige olulisem, see on võimas tööriist, aga ainult siis, kui me kasutame seda koos kriitilise mõtlemisega. Ja kui te peaksite siit kaasa võtma ainult ühe mõtte, siis olgu see. Terve mõistus on koht, kust mõtlemine peab algama, mitte see koht, kus see peaks lõppema. Ja lõpetuseks jätan teile mõtteainet. Järgmine kord, kui te kuulete kedagi ütlemas lauset, see on ju lihtsalt terve mõistus, siis mida te selle peale küsite? Mõelge sellele.